Väga lugupeetud koosolijad, tahaks kõigepealt tänada kõiki neid, kes mind siia kutsusid siia väga austatud templisse ja kes mind arvasid ka kogumispreemia vääriliseks. Sügav kummardus. Prantslastel on selline kõnekäänd, et maailmas on ainult 3 asja, mille üle tasub arutleda. Ja need on surm, armastus ja meri. Olen ise juurelnud mõnikord päris põhjalikult selle üle. Ja leian, et prantslaste omailm on ikkagi palju ahtam kui eestlaste omailm. Meie laulupeod, meie rahvaluulekogud, meie kohapärimus, meie kihelkondlik elulaad ja rahvakombed, meie ainelise ja pärimusliku kultuuri kogumise traditsioonid, meie taluarhitektuur ja metsakultuur. Kõik see moodustab meie omailma, mille üle tasub arutleda. Ja meie omailm on ka meie ühiskondliku mälu peegeldus. Freud kinnitab, et ühiskondlik mälu on suunatud progressile, individuaalne mälu, aga alalhoiu instinktile. Ja seetõttu ongi kõikide vallutajate esmane soov ja eesmärk purustada rahva ühiskondlik mälu. Sellega muudetakse rahvas manipuleeritavaks ja prevaleerima hakkab individuaalne mälu ehk alalhoiu instinkt. See teostati Eesti rahva seas ennenägematute repressioonidega 40. ja 50. Lisandus harituma ja edumeelsema osa ühiskondliku mälu kandjate põgenemine läände. Uus, noor, kõige vastuvõtlikum põlvkond aga kasvas täielikult uute võõraste vaadete süsteemi tingimustes. Purunesid kogukondlikud sidemed, sest juurde tulnud võõrad, tihtipeale aktiivsemad kohalikest, ei mõistnud kohalikke, nende traditsioone, kombeid, tekkis isegi põlastus. Kuidas aga sai võimalikuks rahva kohamälu kadumine ühe põlvkonna jooksul? Omaaegses hirmuühiskonnas visati ära kirjad sugulastelt Siberist, ookeani tagant vabast maailmast, kui need oli, hävitati vanad fotod, albumid, päevikuid, ajaloolisi dokumente hävitati, diplomeid Eesti rahvale tehti selgeks ju, et kõik, mis puutub mitte nõukogulikku, on kahjulik rämps ja tuleb hävitada. Juured lihtsalt raiuti läbi. Vabadussõjas kätte võetud ajalugu ei tohtinud olla. See oleks tõstnud noore põlvkonna iseteadvust, iseolemist tahtmist, viinuks vast üldise allumatuseni. Teadlased mõistsid juba 1960. et Eesti maaühiskond tema traditsioonilisel kujul on pöördumatult kadunud ja alustasid laialdast kodu-uurimistöö vajalikkuse selgitamist, et taastada rahva juuri nende endi teadvuses. Uus laine pärandkultuuri, pärimuskultuuri mälestuste korjamiseks algas 21. sajandi algul, kui oli jällegi selge, et järjekordselt on toimunud pöördumatu suunamuutus. Mis siis võimaldas meil siiski taastada ja säilitada oma põline kohamälu? See on muidugi tohutu rahvapärimuste kõikide liikide kogum, mille kogumine algas maarahva hulgas ju 150 või rohkem aastat tagasi. Ja seepärast oleme seda kohustatud ka igati jätkama. Kui mul õnnestus umbes 15-20 aastat tagasi käivitada metsandusliku pärandkultuuri väärtustamise ja kaardistamise protsessi Eestis, siis selgus ka, et rööbiti sellega koguneb tohutul hulgal elu- ja kohamälestusi. Nüüdseks olen suutnud koostada ja kirjastada neid 3 köidet, enam kui 120 inimese mälestustega.
Ma kutsuks teid kõiki kõigepealt üles asutama oma perekonna arhiiv, mälestuste, dokumentide, fotodega. Ei maksa arvata, et elu on ju nii tavaline, midagi huvitavat minu elus ei ole. Kui näiteks mina oma 5 lapsele ja 10 lapselapsele räägin elust maal 40-ndatel, 50-ndatel ja hiljemgi, siis tavaliselt arvavad minu jutu Eesti rahva ennemuistsete juttude hulka. Tahaksin lõpetuseks tuua näite meist palju suuremate rahvaste kohamälu saatusest. Enne aga üks mõttetera maailmakuulsalt inglise kirjanikult John Galsworthilt, Forsythide saaga. Tema mõte arhitektuuri ja metsanduse allakäik on kogu elamiskultuuri allakäigu algus. Pangem tähele, maailmamees, maailmakirjanik ei nimeta esimesena isegi mitte kirjandust, mitte maalikunsti, vaid arhitektuuri ja metsakultuuri. Mida maailmamees selle all mõtles, võime aimata, kui vaatleme näiteks Hollandi näidet. Metsade hävitamise protsess on siin ammu möödas. Ja nüüd püütakse Hollandis taastada maastikupilti 300–500 aastat tagasi perenimede kaudu. See on võimalik, kuna Hollandi suguvõsad said perenimed juba keskajal ja nad on olnud väga paiksed. Ja väga palju on selliseid maastikuga seotud perenimesid, no nagu Eestiski näiteks siin Kasesalu, Sooaluste, Lindmets. Ja võib öelda, et Hollandi maastikke taastatakse praegu kohati isegi onomata poeetilisel teel, just linnulaulu järgi. Kui nüüd veidi parafraseerida, siis küsiksime, et kas me ka tahaksime sellist Eestit? Ma arvan, et Eesti maarahva ja tema kohamälu säilimise fenomen ongi rehetare. See on see põlisarhitektuur, mida nimetab ka Galsworthi. Ja mets kui vaese mehe kasukas. See oli ka kogu põllu- ja karjakasvatuse tekke lähtepunkt. 1000 aastat on tänu neile 2 üle elatud Euroopa kõige sõdade rohkemad ajad. Vahepeal sõdade, katku ja nälja tõttu pea olematuks muutununa. Ja tõesti, selle nimel tasub meie kultuuripärandit, pärandkultuuri, pärimuskultuuri koguda ja säilitada. Nii et jõudu kõigile. Aitäh, et kuulasite.